Sotsiaalmeedia on tulnud selleks, et jääda ja kas see meeldib meile või mitte, siis tavaliselt on sotsiaalmeedial inimestele suur mõju. Kas sotsiaalmeedia on terviseinfo jagamisel vaenlane või liitlane ja kuidas jõuda noorteni? See on see teema, millel palun arutlema kõigepealt Diana Poudeli, kommunikatsiooni ja digipädevuse eksperdi ning koolitaja, Maarja Punaku, Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonispetsialisti ja Katrin Tiidebergi, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi osaluskultuuri professori. Kuidas mõjutab valeinfo levik platvormidel noorte tervisekäitumist ja otsuste tegemist? Võib-olla kõigepealt Katrin. Otseselt kindlasti selles mõttes, et sinna küsimusse on vastus juba sisse ehitatud, et kui ta levib, siis näeb seda terve hulk inimesi ja kui ta on valeinfo, siis mingi hulk nendest inimestest, kes seda näevad, võivad seda ka uskuda. Aga miks ta nii varmalt levib? Ütleme niimoodi, et sotsiaalmeedia platvormid on ehitatud mitte avaliku hüve jaoks ja mitte kollektiivse või individuaalse heaolu jaoks, vaid ärimudeliga, mille keskmes on hoida meid võimalikult kaua platvormil, sellepärast et siis on võimalik meie tähelepanu edasi pakendada millekski, mida saab müüa brändidele ja ettevõtetele. See tähendab seda, et see, kuidas sisu ringleb, juhindub sellest, mis kõige rohkem haarab tähelepanu ja hoiab tähelepanu. Ehk et me ei näe asju ju lihtsalt sellepärast, et me oleme otsustanud neid jälgida või mingil muul põhjusel me näeme asju, mida meile sorditakse ette. Ja see sortimisalgoritm, see sisend, mida ta kasutab infona, lähtub mitmest tähelepanu kaubastamise ja kvantifitseerimise mõõdikust. Esimene nende hulgas on see, mida sa ise varem oled vaadanud ja kui kaua ja klikkinud ja laikinud ja nii edasi. Aga siis me kõik oleme sorditud ka sellistesse inimesed nagu sina kategooriatesse. Ja siis on õpetatud enamike laiatarbeplatvormide algoritmidele, et kui mingi kriitiline hulk inimesi on seda tähele pannud, siis on mõtet seda võimendada, sest see pälviks ka teiste inimeste tähelepanu. Ja siis seal nüüd kohtuvad kaks nõrkust, või mitte nõrkust, aga ütleme kaks asjaolu. Üks on siis see, mida me oleme algoritmidele õpetanud ja see ei ole nõrkus, nad teevad suurepäraselt seda, mis neile on õpetatud. Ja teiselt poolt siis see, mida mõnikord nimetatakse selliseks nagu evolutsiooniliseks halvaks arenguks või kus me ei ole nagu arenenud sinna, millise kognitiivse süsteemi või ajuga või kultuuriga oleks mõistlik elada tänapäevases maailmas, ehk et meie tähelepanu pälvib see, mis on uudne ja mis on sensatsiooniline, sest vanasti see tähendas, et karu jookse. Et mitte see, et ma nüüd mõtlen, kas on pruun karu või valge karu või mustavalge karu ja milline karu ta on ja mis ma siis tegema peaks. Tänases maailmas meil oleks kasulik, kui meil oleks, suutlikkus kaalukalt reageerida asjadele, mida me näeme, mis meil on olemas, aga kui me näeme uudseid asju või meil emotsioone tekitavaid asju, siis me enamasti reageerime sellega, mida siis see Nobeli laureaat Daniel Kahneman on nimetanud selleks kiire mõtlemise süsteemiks. Kus see noor inimene ikka peab aru saama, et mis on tõde ja mis on vale? Loeb midagi sotsiaalmeediast, et kuidas me nüüd aru saame siis? Tundub täitsa tõepärane ju, Diana. Aga kust täiskasvanud inimene aru saab? Absoluutselt, ega vanem inimene on samamoodi raskes positsioonis. Üldiselt lähtun sotsiaalmeedias printsiibist, et kui ma lihtsalt tarbin infot ja ei plaani elu muuta või seda infot jagada, siis ma lihtsalt lasen tal olla, aga kui ma jagan või kavatsen midagi nagu teha, siis peaks faktikontrolliga peale lendama. Aga häda ongi ju selles, et ütleme kõik need algoritmid, need viivad sind kuhugi jänesurgu nii lihtsalt. Et piisab täiesti, et sa alustab mingist lihtsast väikesest murest, noor alustab. Mis iganes solvav kommentaar vahetunnis on ju. Läheb uurib natukene välimuse, mis iganes, sealt ta juba jõuab, mis iganes dieedid, kehakuvandid, teemad, sealt tulevad juba meditsiin. Ja miks see valeinfo levib? Tegelikult on häda see, et
meditsiinialane valeinfo on suur äri. Et seal on, seal on teenused, seal on tooted, seal on poliitiline kapital taga. Ehk siis seal on tugev motivatsioon seda valeinfot levitada, aga mis motivatsioon on tõesti infot levitada, seal on palju väiksem võib-olla see motivatsioon taga. Ma võin tuua lihtsalt ühe näite, et kuidas näiteks on uuritud teadlaste poolt seda, et kui, ma ei tea, TikToki läheb noor siis poiss, ütleme, ma ei tea, 14-aastane või noor tüdruk 14-aastane. Diana võib-olla teab, eks ju, et kui sa oled 14-aastane poiss, siis sinul hakatakse suunatama üsna äärmuslikku sisu ja väga kiiresti. Kui sa oled 14-aastane tüdruk, siis sinul hakatakse suunama vaimse tervise teemalist sisu, mis väga sageli viitab enesetapule, mis väga sageli räägib väga tõsistest nagu vaimse tervise muredest, kuni need lähevad sinnani ära, et päriselt mõjutataksegi noori enesetapu teemaga tegelema. Et see vaimne tervis ja siis sinna juurde on ju maru hea neid reklaame panna, kõike seda sisu panna, mis puudutab seda, et kuidas sa oma vaimse tervise eest saaksid muret nagu hoolt kanda ja nii edasi. Et see nagu ikkagi see platvorm ka tekitab selle olukorra, et meil seda valeinfot seal levitada ja sellist segast signaali anda on palju lihtsam. Kuidas politsei siis reageerib, kui selline asi juhtub? Mida te teete? Mis variandid teil üldse on? Meil on väga selles suhtes lihtsad raamid, eks ju, et kui see info on ikkagi selline, kus me teame, et inimese tervis ja elus on ohus, et kui me räägime, keegi kuskil grupis räägib oma kogemustest MMS-iga ja räägib sellest, kuidas, ma ei tea, laps oksendab mitmeid päevi järjest ja nii edasi, seal on see koht, et me peame juba sekkuma, sest kellegi elu ja tervis on ohus ja me peame vaatama, kas see info, mida seal jagatakse, on mõjutanud ka teisi, et kõik saaksid aru, et sellise aine tarbimine võib tuua midagi kohutavat ja võib-olla tagasipöördumatut tervisele kaasa, eks ju. Samamoodi igasugused, ma ei tea, mina muidugi viimasel puutun kokku rohkem sellega, et see tervise info on ainult pakend ja lõpuks viiakse sind lihtsalt investeerimisplatvormile, et nii-öelda, ühesõnaga tuleb Eestis tuntud arsti pilt, eks ju, reklaamib mingit uut ravimit ja siis seal taga tegelikult lõpuks tulevad mingid muud lingid. Aga see on kõik nii-öelda see ravimiäri tõmbab inimesi ja haarab inimesi, sest tervisemuresid on ju meil kõikidel, et see ei ole nagu selline erandlik probleem. Mis siis saab, kui sotsiaalmeedias levivat valeinfo võimendab tuntud inimene, keda me näeme televiisorist, kuuleme raadiost, kes justkui on, tundub täitsa usaldusväärne? No sellest usaldusest on täna palju juttu olnud ja see usaldus tegelikult on nagu keeruline, et me nüüd oleme 3 aastat tegelenud Eestis, Soomes, Austrias ja Inglismaal projektiga, kus me uurime spetsiifiliselt tervise ja heaolu, eriti nagu visuaalse sotsiaalmeedia sisu usaldusväärsust, seda, kuidas inimesed loovad usaldusväärsust ja kuidas kogetakse usaldust. Ja ühelt poolt muidugi see staatus loeb või ütleme siis nagu kuulsus loeb, aga see on sageli väga niši spetsiifiline. Ehk et spetsiifilise grupi jaoks spetsiifilisel teemal on usaldusväärsem keegi, kes on võib-olla mingites sellises nagu makroskaalal vähem kuulus. Aga ta on nagu selle grupi jaoks mingi guru või läheb korda või midagi sellist, mis teeb ka nagu keeruliseks. Väga sageli öeldakse näiteks mingi riikliku teaduskommunikatsiooni tasandil, et tehke koostööd influkatega. Ja see ei ole otseselt halb nõuanne ja on sellest ka häid näiteid, on ju. Aga siin, kui me tuleme tagasi päeva esimese poole ettekannete juurde, siis need Underall vist olid need erinevad profiilid, on ju. Et seda nii-öelda siis mittevaktsineerijat olles näites või mingil muul juhul mingisuguste MMS-i uskumustega kogukonda, sa ei saa kätte sellega kui mingi selline nii-öelda teaduspõhine influkas või mingis mõttes ütleme siis nagu mainstream influencer räägib midagi, sest ta ei ole selle kogukonna jaoks mitte keegi. Ehk et sellist asja nagu igas kontekstis sobiv tervisekommunikatsiooni kuulsus ei ole olemas.
Ja ma arvan, et ei tasu ka tekitada, sest kui meil AI areneb, eks ju, et kui me teeme kellegist tõekuulutaja, siis see, et me hakkame varsti looma neid videosid, kus see tõekuulutaja ütleb ükskõik mida, et kuidagi peab olema ikkagi inimesel oskus seda infot teistmoodi ka kontrollida, kui see, et mul on üks allikas, kes midagi ütleb. Aga kas on üldse võimalik? Mina väidan seda, et kui meil on AI deepfake olemas, meil on inimesed ei suuda sotsiaalmeedias aru saada, kas see konto on nii-öelda originaal või mitte. Põhimõtteliselt meil jõuame punkti, kus virtuaalruumis ei ole võimalik infot kontrollida enamikel inimestel. Need, kes võib-olla oskavad, need on väga väike vähemus ja need on ülekoormatud täpselt koolitamiste, kontrollimiste projektidega. Mina mõtlesin, et õigetel kontodel on alati real ette kirjutatud nagu real Donald Trump näiteks. No aga ma saan siin tuua näite sellest samast usalduse uuringust, kus on tekkinud nagu mingi lahknevus, ütleme siis sellise nagu faktikontrolli või tõepõhisuse ja usaldusväärsuse vahel. Ja inimesed tegelikult, need on küll noored täiskasvanud, et 18–30, et nad ei ole, igasugustel vanusegruppidel on omad haavatavused. Aga seal on inimesed tegelikult märksa pädevamad, kui sellises tüüpilises digikompetentsuse mure kontekstis nendele antakse, nagu kui arvatakse neist, vähem naiivsed ja on hästi palju selliseid, ütleme see usaldus ja usaldusväärsus ei ole mustvalge, et on või ei ole, vaid sellest võib rohkem mõelda näiteks nagu sellest mingist DJ-puldist või helipuldist, et tal on hästi palju nuppe ja kõiki neid saab keerata erinevale nagu valjuduse astmele ja siis sealt kuskilt läheb see nii-öelda nagu kriitiline piir, kus hakkab tunduma kahtlane. Ja see, miks ta hakkab tunduma kahtlane, ei ole alati nii, et nupp number 3 on paigast ära, vaid nende nuppude, nende 10 nuppu ja valjuduse asi, millega ma olen harjunud sellel teemal, selles kontekstis, selle sisulooja jaoks, selle postituse žanri jaoks, selle platvormi jaoks ja nii edasi, on midagi sass. Ja siis on see, kus sul nagu käivitub üldse see mingisugune usalduse audit või kas ma peaksin seda usaldama või midagi sellist, sest et sul on selles mõttes ka õigus, et iga postituse peal sooritada seda usalduse auditut, see ei ole tehtav, see on lihtsalt koormav ja väga väsitav. Mulle meeldib see, et kui te olete tähele pannud, siis viimasel ajal ka näiteks influencerid omavahel teevad üksteisele neid faktikontrolle põhimõtteliselt või siis küsivad ChatGPT-lt, et kuule, et kas see, mida tema räägib, kas see saab vastata tõele, et tegelikult see, kui me räägime ka ühiskonnas rohkem sellest, et esiteks ongi arvamusi rohkem, teiseks on allikaid, mida inimesed tarbivad, on erinevad ja ma arvan, et me nagu liigume ikkagi õiges suunas, et me ei võta kellegi ütlusi püha tõena, vaid me päriselt ka kahtleme nendes ja enda jälgijatele siis anname nagu neid mitte ütle, et minul on tõde, vaid ma ütlen, et näed, et mina hoopis lugesin siit, eks ju, sellisest teadusajakirjast või ma lugesin, näed, chatilt küsisin sellise küsimuse ja tema andis mulle sellise vastuse, et kui keegi teab paremini, andke mulle märku, et tegelikult mul on tunne, et me nagu sellega natukene, vähemalt me tekitame selle õige diskussiooni, et ära usu iga postitust või iga viraalset videot. Ära usu ülge juttu. Ma tahtsin seda küsida, et aga kui me räägime korraks lühivideo formaatidest, võtame näiteks TikTok ja Reels, eks, hästi levinud, et kui tõhusad need on keerulise terviseinfo edastamiseks ja kui palju seda Eestis tehakse. Aga see tegelikult ju ikkagi on keeruline, et kui me räägime terviseinfost, siis selleks, et seda nii-öelda inimeste keelde tõlkida või selleks, et noored eriti sellest kuidagi nagu aru saaksid, nendele meeldivad hästi lihtsad asjad. Terviseinfo on hästi keeruline vastupidi, eks ole. Kas sa pead kavalalt tegema, et seesama, et sul on see, ma ei tea, 30 sekundit, eks ju, väike klipp, milles sa oma selle olulise info sellele noorele edasi ära annad, aga siis enamus platvorme, ma ei tea, võimaldavad ju seda, et sa paned sinna juurde selle nii-öelda terviselingike või mingi näiteks, et ma ei tea, valimiste ajal, eks ju, tuleb ka mingi lingik, et valimiste kohta saad infot siit. Kui on terviseinfo, siis pannakse väikese mingi nii-öelda lingike juba selle video juurde, kui sa tahad rohkem teada seoses, ma ei tea, vaktsiinide või mis iganes teema sul seal videos on, et sa saad minna sinna nii-öelda ise lugema, kui see päriselt sind huvitab. Aga seda lihtsalt videot tuleb teha, me teeme seda vähem, ma tean ka ise politsei poolt, ma tean, et me toome nii-öelda vabanduseks selle, et me ei saa ju olla riigina, eks ju, TikTokis, aga me saame toota neid klippe, et inimesed ka ise seda nendes keskkondades jagaksid, kus meid ei ole. Minu meelest see Tervise Arengu Instituudi tantsuvideo oli päris lahe alguses, aga Diana tahab lisada.
Ma arvan, et me võitleme tuuleveskitega selles mõttes, et kui Eesti noored tarbivad USA meediat põhiliselt TikTokis ja ka YouTube'is, seal on väga suured tiimid taga, seal on ühel kanalil 10-20 inimest, kes kirjutab skripti, kes teeb ja mul on tunne, et me peaks Eestis võib-olla panema seljad kokku, sest üksikult tehes meil pole lihtsalt võimalik nendest algoritmidest välja murda, kuna me oleme vastas natuke liiga professionaalselt tehtud sisuga. Et see on ka, et mulle väga meeldib veebipolitseinike võrgustikus võimendatakse, on ju tehakse. Võib-olla on nüüd aeg, et arstid teeksid oma võrgustikku, et veebiarstid on ju. Et ma ei tee üldse nalja, et ongi mingi veebi nagu, kes on nähtavad, kes loovad võrgustikku, saavad ja kellel on ka see produktsioon ja kõike nagu taga. Ma olen televisioonis mõelnud mitu korda, et huvitav, et miks ei ole sellist saadet nagu Dr. Phil. Võiks ju olla. Nii, vabandust. Ma tahtsin sinna lisada, et see, kuidas me seda asja kirjeldasime, on nagu selline sisulooja vaade, kus sa mõtled sellest, et mis mina olen loonud ja siis mis ma panen sinna viited ja kuhu ma suunan ja nii edasi. Aga kui me vaatame nagu sisu tarbija vaatest, siis tal on otseselt suva, kes selle on loonud. Ja me saame sel juhul mõelda ka rohkem sellest, et ta ei pea tingimata mina ei pea tal seda jätkuasja tootma, on ju. Et ma võin ta suunata mingisse nii-öelda nagu kureeritud teiste loodud, ükskõik kas siis ka võib-olla mingi teise riigi oma sisusse, mis on good enough või okei, on ju. Et kui jällegi meie tehtud uuringu põhjal vaadata, need lühikesed asjad on isu tekitajad. Ja sa ei peagi saama kogu olulist infot sellega ära anda ja väga sageli räägitakse, et noortel pole mingit keskendumisvõimet, nad ei vaata midagi, mis on lühem või pikem kui 30 sekundit. Aga siis, kui sa vaatad, mis nad räägivad, kui neid midagi huvitab, siis ta läheb ja otsib ja vaatab 72 tundi YouTube'i videoid ja ma ei tea, mis ülikooli loenguid ja kõiki asju sealt. Vaatab läbi kõik kommentaarid, kas keegi on kommentaaridesse tulnud ja öelnud, et ei, see pole nii, et on nagu selline mingi nii-öelda nagu võrgustatud või jagatud mingisugune, ütleme siis atmosfäär, et kas see on nagu okei või ei ole. Et iga asi, mis me loome, ei pea täitma kogu seda rada, mida on vaja tervise kommunikatsiooni mõttes täita, alates mingist huvi tekitamisest kuni keerulise asja lõpliku lahti seletamiseni. Lihtsalt võib-olla ka tuleb ise leida see hetk, et ma lähen ja panustan ja selgitan, et veebipolitseinikud on, ma arvan ka, et meil politsei teeb väga ägedat asja, aga lihtsalt, et meie ei tea tervise infost nii palju, et meie ei saa olla selle sõnumi kandjad, me saame olla võimestajad, ehk siis me saame neid asju edasi jagada. Aga jah, et meil on tegelikult vaja neid, kes ütlevad, et mina olen arst, ma olen õppinud selleks 15 aastat, olen tegelenud ja kui sa võtad kuskil sõna ja pakud võimalust minna ka sisusse, et ma arvan, et see selline dialoog läheb palju nagu tasakaalustatumaks. Aga saan ma õigesti aru, et tegelikult siis oluline ongi need noored, ütleme influkad või influencerid, eks ole, kokku viia nende samade arstidega, et nad koos siis looksid mingisugust sisu, mis oleks nii-öelda teaduspõhine. Absoluutselt, et selles suhtes teadus peab olema seksikas, ka tervise info võiks olla selline, et tõesti see ongi ägedalt tehtud ja noored ju teavad, mis noortele peale läheb. Nüüd küsimus on lihtsalt selles, et võib-olla mina räägin riigiasutuse seisukohast, et me kipume nagu tahtma ise väga oma sõnumit nagu kontrollida, aga oluline on see, et meil on olemas see koht, kuhu nad saavad tulla tagasi ja kontrollida pikemalt, aga me ei peaks nagu kartma neid influencereid ja seda, et mina hea meelega, kui keegi ütleb, et Maarja, tule, me teeme ühe TikToki video, et tule nagu räägi vabalt, väga hea, mina ei pea kontot omama, ma ei pea seda sisu seal kuidagi haldama, ma ei hakka ka hiljem seal võib-olla küsimustele vastama, kui need ei ole minule suunatud ja kui influencer ise ei oska neile vastata, et siis ma loomulikult saan appi minna, et tehke koostööd ja ma arvan, et see on palju, ehk siis tegelikult ma muidugi toetan järelikult sinu mõtet. Ja mina tunnistan ausalt, mina ei oska noorteni jõuda, ma olen oma YouTube'i kanaliga nüüd 2 aastat nikerdanud. Ma jõuan väga hästi 30+ auditooriumini. Mul pole aimugi, kuidas alla selle jõuda. Selleks, et ma ei oska luua seda sisu. Midagi pole teha. Aga loogi vanematele siis. Ei, seal on mul 70+ mehed, on jumala hästi kajapisindatud. Aga alla 30 on raske. Ma tahtsin siia veel võib-olla lisada selle, et kõik erinevaid asju on vaja. Ehk et jällegi toetudes sellele samale uuringule, siis
tahetakse, et arst räägiks arstina ja teadlane teadlasena ja siis tahetakse sellist nii-öelda dokumentalisti või ajakirjaniku stiilis influkat, kes kogub kokku ja vahendab ja siis tahetakse nii-öelda seda kogemuslugu, et keegi nutab ja räägib, on ju. Need on erinevad asjad, need on erinevalt usaldusväärsed ja need täidavad erinevaid informeerimise vorme, aga nad kõik võivad olla nii-öelda nagu teaduspõhised või prosotsiaalsed või vähemalt mitte valeinfole toetuvad. Et meil Eestis on ju ka mõned arstid, Piret Rospu tuleb pärast lavale, tema teeb ja noorte perearstide selts on vähemalt väga sotsiaalmeedia huviline, ma tean, et nad kas teevad või juba või valmistuvad. Soomest on näide, nendel on rohkem selliseid nii-öelda nagu sisulooja tüüpi arste, kellel on nagu hästi populaarsed kanalid, kes mingist spetsiifilisest asjast räägivad, sest tegelikult mida inimene tahab hästi sageli ka seda, et ma tahan seda protsessi näha, et tule minuga kaasa, et ma istun kõigepealt seal ukse taga, kaua ma seal ootan, siis millisesse tooli ma pean ronima, mis ma pean selga panema, mis osa sellest on valus, mis osa sellest on piinlik ja nii edasi, nii edasi. Sellepärast võib-olla ongi ka näiteks, mida ma soovitaks, mina olen näiteks, ma ei tea, rääkinud mingitest politseisarjadest, kus ma saan öelda, et see, kuidas seal kajastatakse seda, kuidas politsei mingites olukordades käitub, on väga realistlik või et seal tulevad välja, ma ei tea, politseitööd puudutavad põhilised mured ja asjad, et võib-olla on ka mingeid ägedaid arstisarjasid või mingi sarja konkreetset, ma ei tea, episoodi, kus räägitakse olulisest teemast, mida saab nagu välja tuua, et jällegi, et see on nagu pehmem viis suunata noori nagu huvi tundma terviseinfo osas. Kindlasti, ma arvan, Grey anatoomias on midagi, mida võtta, et kõikide nende armusuhete ja muude asjade kõrval ka seda, mida nagu päriselt arstid, eks ju, teevad või kõik see abordi teemad ja muud asjad, et ma arvan, et seda võiks rohkem ära kasutada. Viimane küsimus kõigile kolmele. Milliseid digipädevusi siis arendada selleks, et tervisealaseid sõnumeid sotsiaalmeedia kaudu paremini sihtgruppideni viia? Mida tuleks arendada? Kus peaks olema? Mida peaks tegema? Alustame siit poolt. No minu see viimase aja trumm, mida ma olen tagunud, on see, et lisaks nagu info protsessimise oskusele tuleb sellist nagu emotsionaalset pädevust sinna juurde tuua. Ehk et millised on minu sütikud või päästikud, mille peale ma ärritun, milliste teemade peale ja millistes kontekstides scrollides ma ei pane tähele, et mulle võib-olla nii-öelda nagu söödetakse sisse mingisugust minu nuppe halvasti vajutavat sisu. Mina jään ikkagi koostöö juurde, sest ma arvan, et väga raske on üksi, ma teen ka ise nagu, et kõik rollid, aga see võtab energiat ja ma ei tee ühtegi hästi. Meil on vaja panna mingi tiim kokku, kes siis nagu aitabki see läbi see sotsiaalmeedia murde. Ma ütlen, TikTok on üsna keeruline challenge tegelikult noorteni, aga see on võimalik. Maarja? Kriitiline meel ja lihtsalt ka julgust, ma ei tea, enda kodulehed ehitada üle niimoodi, et meil saavad tulla noored inimesed päriselt sinna infot kontrollima või ka ükskõik mis vanuses inimesed, et ma arvan, et meil on palju infot, aga see ei ole nagu nii hästi leitav, et kuidagi võiks olla niimoodi, et meil on võimalik neid suunata sinna, kus nad saavad ise lugeda, ise oma otsuseid teha ja teadlikke valikuid teha, et võib-olla rohkem sellist läbimõeldud sõnumit, aga mis oleks lihtsamas keeles. Suur aitäh, head panelistid!